Viimaseks päevakorrapunktiks on volikogu esimehe info ja linnavolikogu liikmete sõnavõtud. Palun. Reet Koppel. Tahtsin kommenteerida publikust inimesi, kes hüüdsid, et konkurss, kus on konkurss. Ja tõepoolest, aasta 2013 sügisestel valimistel valimisliit Elva üks lubadusi, soove oli see, et linnapea tuleks leida avaliku konkursi korras. Ja seda soovi me tõsiselt võtsime, tegime selle ettepanekuga volikogus mitme korral, see lükati tagasi toona, eks ajad olid sellised. Ja toona valiti linnapeaks Toomas Järveoja. Aga nüüd viimastest arengutest, kui räägitakse, et kus on konkurss, siis ma võin öelda südamerahus, et sisemine konkurss on nii palju toimunud, et läbi on sõelutud 10 kandidaate. Teiseks asjaks tahaksin ma öelda seda, et konkursi võimalust sai kaalutud päris põhjalikult mitmete volikogu liikmete poolt ja leiti, et see ei ole kõige otstarbekam, sellepärast, et konkurss lükkaks ühe eelarve aasta edasi, et linnapeal ei olekski võimalik eelarve osas suuresti kaasa rääkida ja otsustada. Ja kolmandaks on poliitika kompromiss, et siiski senist või uut võimu, siis on teostamas 2 valimisliitu ja üks erakond, et kõik ei olnud sellel meelel, et see konkurss oleks praegu võimalik. Ja need on lühidalt 3 põhjust. Aitäh! Aitäh! Kas on veel sõnavõttu? Aare Andres, palun. Ma Freidile lisan selle konkursi teema juurde, et mina olin üks nendest, kes selle teema tõstatas ka nüüd viimasel ajal, et me peaksime seda kaaluma. Aga tegelikult jah, Freid ütles ühed põhjused ära ja ma lisan siia juurde veel ka selle, et tegelikult kui me vaatame, et vasti saab pool valitsemisperioodist läbi, siis mina olen tegelikult ise asunud 2 korral juhtima omavalitsust sellisel ajal, kus perioodi lõpuni on jäänud suhteliselt vähe. Ja sellist katsumust ma kindlasti ei tahaks sellisele inimesele, kes läbi konkursi võib-olla oleks tulnud ka kusagil väljaspoolt või kaugemalt siia tööle ja 2 aasta pärast lõpeks asja otsa. Nii et praegu on see lahendatud selliselt, et seda teeb oma inimene ja ta on võtnud selle julguse, on võtnud selle vastutuse, sest me kõik teame, et 2017 sügisel on uued valimised. Nii et see mingil määral mõjutas ka seda asja. Aitäh! Aitäh! Õige annab. Sa meil ütlesid, et poliitika on kompromisside kunst, et teatavasti, kui me peale kohalikke valimisi üritasime läbirääkimisi pidada, siis konkursi idee oli teil niivõrd kivistunud dogma, millest ei olnud valmis mitte mingil juhul taanduma. Et miks siis sel korral ei võinud seda kompromissi tulla? 2,5 aastat. Jah, omajagu aega on mööda läinud, et me räägime aastast 2013, aga ma ei ütleks, et siis või ka praegu oleks mingit dogmasid, et kas saadakse kokkuleppel või saadakse. Aitäh, kas on veel sõnavõtt? Kui sõnavõtt ei ole, siis võtaks ise sõna ja loeksin ette ühe jutu. Lugupeetud Elva linnavolikogu, Elva linnavalitsus ja külaline. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 2 lõige 1 sätestab kohaliku omavalitsuse mõiste. Kohalik omavalitsus on põhiseaduses sätestatud omavalitsusüksuse, valla või linna demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime ja kohustus seaduse alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla või linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna arengu iseärasusi. Rõhutan uuesti mõiste lõppu, lähtudes valla või linnaelanike õigustatud vajadusest ja huvist ning arvestades valla või linna arengu iseärasusi.
andes oma nõusoleku ja osutunud valituks linnapeaks, abilinnapeaks, volikogu esimeheks või volikogu aseesimeheks, tuleb endale teadvustada, et mind on valitud ametisse volikogu heakskiidul, mis põhineb valiku hetkel teadaolevale informatsioonile ja uskumusele, et antud hetkel on valik linna vajadusi, huve ja iseärasusi kõige paremini teeniv. Elva linna areng on kahtlemata kõigi volinike, linnapea, linnavalitsuse liikmete ja paljude teiste südameasi, kellel kõigil on omad toetajad ja vastased. Me nimetame seda arvamust erisuseks. Igaühel meist on linna arengu suhtes enda isiklik, teistest natuke erinev nägemus. Enda nägemus, mida peame teiste volinikele selgitama, et leida piisavalt toetajaid, et seda nägemust ellu viia. Elva linnas toimuvat kirjeldab mõni inimene kui suurt ristiretke Reformierakonna vastu. Kinnitan, et see ei ole nii. Muidu ei arutaks uus koalitsioon Toomas Järveoja kandidatuuri ülesseadmist spordi- ja vabaaja komisjoni ameti või esimehe kohale. Muidu ei arutataks Evelin Pihlaku hariduskomisjoni heast tööst ja esinaiseks olemise jätkamisest. Muidu ei arutataks ka Rein Aabeli maakomisjoni väga heast tööst ja võimalikust jätkamisest ning ka Heiki Hanseni kandidatuurist revisjonikomisjoni esimehele ja majandus- ja eelarvekomisjoni liikmelisuse suhtes, mille suhtes ma tahan kindlasti ettepaneku teha. Uus koalitsioon saab olema kaasav koalitsioon, kus erakondlik kuuluvus mängib oluliselt väiksemat rolli, kui seda püütakse esitleda. Siinkohal rõhutan veel kord, et Elva uus linnapea Eeva Kams on samuti Reformierakonna liige ja 2007. aasta Reformierakonna üks linnapea kandidaate. Loodavas koalitsioonis on väga erineva taustaga inimesi ja oma ala spetsialiste. Üksmeele ja kokkulepete saavutamise protsess saab olema kindlasti arvamuste rohke, kuid kokkuleppe saavutamisel ka väga suurt toetajaskonda arvestab. Tegemist ei ole ristiretkega. Tegemist on olukorraga, kus volikogu enamusel on linna arengu suhtes teistmoodi nägemus kui eelmiste linnajuhtidel. Kõigest eelnevast lähtudest ei ole siin täna toimunud kellegi suhtes isiklik rünnak ja seda ei tohiks kindlasti võtta isiklikult. Toomas Järveoja on linna juhtimises osalenud pea 10 aastat. Ta on teinud tubli tööd abilinnapeana ja linnapeana ja tema panust hinnatakse kõrgelt. Paljud kiidavad ja paljud laidavad, kuid nii on see kõigi meie puhul. Täpselt sama võime öelda Leelo Suidi ja Heiki Hanseni kohta, kelle panus linnajuhtimises on olnud kindlasti märkimisväärne. Kuid suurtes muutustes peitub aga tihti edu võti. Meil on selle kohta hiljutine ja väga hea kogemus Elva gümnaasiumi näitest. Positiivsed muutused, mis on koolis toimunud vähem kui 1 aastaga, on muljet avaldavad. Olen täiesti veendunud, et Elva linnavolikogu koosseis on Toomase ja Heiki kohalolekuga parem kui kunagi varem ja me keegi ei tohi unustada, et Elva linna ja piirkonna areng peab jätkuvalt olema prioriteet number 1. Tänan veel kord Toomast, Leot ja Heikit tehtud töö eest ja soovin neile edaspidistes ettevõtmistes ainult kõike paremat. Aitäh! Alustage kommentaare. Ma tahaks tegelikult veidi ikkagi täpsustada, et kummaline, et Reformierakonna väliselt teatakse asju paremini kui Reformierakonna siseselt, et teatavasti 2007. aastal oli Reformierakonnal volikogu ette toodud üks linnapea kandidaat. See linnapea kandidaat oli Reno Laidre ja ta osutus ka volikogu poolt linnapeaks valituks. Ikki ei olnud nii. No minule teadaolevalt ja Elva Postipoisi tsiteerides siis see, mis omavahel vaieldakse, võib alati vaielda. Aga volikogu ette tuli üks linnapea kandidaat ja see linnapea kandidaat oli Reno Laidre. Ehkki me hääletasime. Ei no, ja meil oli volikogu ei hääleta. Meil volikogu ees oli üks linnapea kandidaat. Ja ma ei puudutanudki siin volikogu osa, ma puudutasingi
oli Reformierakonna enda üks linnapeakandidaat. Selles juhtisin sellele tähelepanu. Mitte volikogule esitatud, aga Reformierakonna siseselt üks Reformierakonna linnapeakandidaatidest. Et sellele ilmselt ei vaidle kõik vastu. Ei või seekord küll. Nagu te ütlesid. Nii, kui rohkem sõnavõtt ei ole, siis et linnavalitsuse töö... Toomas, vabandust. Ma tänan tunnustuse ja tänu eest ja minu tuli kummaline, et juba mingi valimisliit või koalitsioon on juba ära otsustanud minu saamise ettepanek. Tavaliselt käib ikka asi nii, et tehakse kas nimekirjale või erakonnale ettepanek määrata komisjoni esimees ja siis komisjon otsustab või see erakond otsustab sellise kummalised käigud, et see on lihtsalt näidata, et meeldida rahvale. Võin omalt poolt kinnitada, et meie poolt oleks sa väga tugevalt selle komisjoni, nägemus järgi väga tugevalt selle komisjoni juhina võiksid tegutseda ja see ettepanek kindlasti tehakse, aga see ilmselt ei ole praegu see koht, kus seda arutada. See ei ole kindlasti koht, kus rahvale meeldida, et see ettepanek kindlasti tehakse. Aga et volikogu töö, volikogude komisjonide töö, et komisjonides on, kuna Veiko Haan volikogust lahkub, on vaja komisjonide tööst teha ka ümberkorraldusi või komisjonid veel ja et linnavalitsuse komisjonide töö, kui volikogu töö saaks normaalselt tempos jätkuda, on vaja korraldada veel üks erakorraline volikogu istung ja teeme selle 19. ehk ülejärgmine teisipäev, 19. mail kell 6. Tohib küsida, et miks on valitud seekord teisipäev? Meil on tavaliselt traditsioonilised on esmaspäevad. No, aga see ei ole nii erakorraline, ta ikka nagu... Aga mis ei ole? Ühesõnaga, järgmine volikogu esmaspäev on ülejärgmine teisipäev 19. mail kell 6 siit samas volikogu saalis. Aga edasi näeb tööd. Ja edasi läheb volikogu töö edasi korrapäraselt, ehk ülejärgmine volikogu istung on 15. juunil 2015. Aitäh kõigile tulemast ja loen volikogu lõppenud.